Siin sellel fotol on mõned näited, kas siis keha ümber või siis keha õõnsustesse ära peidetuna on üritatud vanglatesse sisse tuua narkootilisi aineid. Veel üritatakse seda teha postipakkide ja kirjadega või siis tullakse vanglasse kokkusaamisele. Meie jaoks olulisemad sisse toimetatavad esemed, millele erilist tähelepanu on julgeolekut ohustavad esemed. Alustame narkootilistest psühhotroopsetest ainetest ja tabletid, sellised, sisse üritatakse toimetada, näiteks mälukaarte. Eelmine aasta oli rekordiline, kui meie vanglasüsteemis võeti ära külalistelt või siis saatmiselt leitud erinevaid keelatud aineid. Ja põhiline, millega ikkagi tegeletakse, on narkootikumid ja põhilised, kes seda narkootikumid siia sisse toovad, üritavad vanglasse tuua naisterahvad ja oma kehaõõnsustes. Kui suurtest kogustest me räägime näiteks ühe isikut? Ei, ega vanglas ei ole nii, et meil nagu meeletu narkoäri ja suured kogused. Kogused on väga väikesed, aga nagu me teame, nitaseenid, ohtlik opioid, mis Eestis on teatavaks probleemiks. Seal on need kogused üliväikesed, aga samas üliväike kogus võib põhjustada mitme isiku üledoosiga. Põhiliselt ongi tegemist steroididega, tuuakse süstla nõelu keelatud ravimeid. Sellised asjad nagu mobiiltelefonid ja alkohol pole ammu enam väga atraktiivsed kaubad, mida sisse toimetada. Mobiiltelefoni levi müüride vahel kuigi hea ei ole, seega pole selle kasutamine väga efektiivne. Kui kindel saab olla, et siiski midagi läbi ei lähe? Muidugi tahaks, et 100% meie kõik tehnilised vahendid, meie taktika, meetodid keelatud esemete avastamisel toimiksid. Aga ega nii naiivsed me ei ole, et me arvame, et 100% kõik asjad avastame. Aga kindlasti julgen väita, et märkimisväärse osa me kätte saame. Kuigi aineid saadetakse ja tuuakse sisse väljast, võivad suuresti rakenduda keelud ka selle isiku suhtes, kellele see määratud oli ja keda külastama tuldi. Kui lähedane vanglasse keelatud esemeid sisse toob, et siis nagu tõsiselt kaalutakse, kas seda inimest tulevikus lubatakse pikaajalisele kokkusaamisele. Näiteks on meil seadusest tulenev võimalus kriminaalmenetlusega keelata kinnipeetaval pikaajalise kokkusaamise õigus, kui inimene paneb toime vangistuses uusi kuritegusid. Möödunud aastal algatati keelatud esemete ainete sissetoomise keelu rikkumise alusel 18 kriminaalasja. Keelatud aineid tuues riskib nii kinnipeetav kui ka see isik, kes neid aineid üritab vanglamüüride vahele toimetada.